Maa ajaloo kõige vanemast ajast on vähe kirjutatud. Ainus täiesti usaldusväärne teave leidub Piiblis, eeskätt Vanas Testamendis. Patriarhid ja prohvetid esitab kergesti loetavas, jutustavas vormis Vana Testamendi lood alates loomisest kuni Iisraeli riigi silmapaistva kuninga Taaveti ajani. Eessõna. Patriarhid ja prohvetid on eeskätt Vana Testamendi kommentaar, mis käsitleb piibliloo vanimat aega alates loomisest kuni Iisraeli riigi silmapaistva kuninga Taaveti ajani. See umbes 3000 aasta pikkune periood on üldsusele vähem tuntud kui Uue Testamendi ajastu. Autor näitab, kuidas Vana Testament esitab suurepäraseid tõdesid Kristusest, maailma loojast ja lunastajast, ning kuidas kogu pühakiri sulab ühtseks harmooniliseks sõnumiks Jumala armastusest inimese vastu. Patriarhide ja prohvetite esmatrükk ilmus 1890. aastal Ameerika Ühendriikides. Seda on tõlgitud väga paljudesse keeltesse. Eesti keelde tõlgiti teos saksa keelest juba Eesti Vabariigi esimese iseseisvusaja aastatel, kuid trükikotta see ei jõudnud. Käesolev uus tõlge on tehtud ingliskeelse originaalteksti järgi. Patriarhide ja prohvetite kirjutaja Ellen G. White on jätnud maailmale oma kirjatöödega suurepärase piibli kommentaari. Käesolev teos on piiblit kaanest kaaneni esitava 5 raamatust koosneva sarja Ajastute konflikt esimene raamat. Ehkki raamat käsitleb erutavaid, meie südant sügavalt puudutavaid teemasid maad haaranud hea ja kurja vahelisest võitlusest, on see kirjutatud selges, lihtsas keeles. Kirjutatu äratab huvi piibli Vana Testamendi nende osade vastu, millest sageli hooletult üle libisetakse. Soovitame seda teost kõigile, kellele pakub huvi süveneda jumalikku lunastusplaani ja kes soovivad tugevdada isiklikku sidet Kristusega. Soovitame seda ka kõigile teistele, et paljudel võiks tärgata huvi piibli vastu ning et paljud leiaksid Jumala sõnast elutee. Kirjastajad. Esimene peatükk. Miks lubati pattu? Jumal on armastus. 1. Johannese 4:16. Jumala olemus ja tema käsk on alati olnud ja saab alati olema armastus. Kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle teed on igavesed, ei muutu. Tema juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Jesaja 57:15, Habakuki 3:6, Jakobuse 1:17. Loova väe iga ilming kõneleb lõpmatust igavesest armastusest. Jumala kõikvõimsus tähendab õnnistust ja täiust kõikidele loodud olevustele. Laulja ütleb, sinul on vägev käsivars, tugev on sinu käsi, kõrge su parem käsi, õigus ja õiglus on su aujärje alus, heldus ja tõde käivad su palge ees. Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist, nad käivad sinu palge valguses, Jehova. Sinu nimest rõõmutsevad nad iga päev ja sinu õiguses nad ülendatakse, sest sina oled nende tugevuse ilu, sest Jehova hoolel on meie kilp ja Iisraeli püha hoolel on meie kuningas. Laul 89, salmid 14-19. Headuse ja kurjuse vahelise suure võitluse ajalugu kõneleb omakorda Jumala muutumatust armastusest, alates võitluse algusest taevas kuni mässu lõpliku võitmiseni ja patu täieliku kõrvaldamiseni. Universumi valitseja ei teostanud oma suurepärast tööd üksi. Tal oli lähedane kaaslane, kes oskas hinnata tema kavatsusi ja jagada temaga rõõmu loodud olevuste õnne üle. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Johannes 1, salmid 1 ja 2. Kristus, sõna, Jumala ainusündinu, oli üks igavese isaga, üks olemuselt, iseloomult, eesmärkidelt. Ainus olevus,
kes suutis täielikult mõista Jumala kõiki plaane ja eesmärke. Tema nimi on imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene Isa, rahuvürst. Jesaja 9:5. Ta on Jumala poeg, kelle põlvnemine on igiaegadest, Miika 5:1. ja kes võib enda kohta öelda: kui tema valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonestas sööri sügavuse pinnale, kui ta kinnitas pilved ülal, tegi võimsaks sügavuse allikad, kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust. kui ta kinnitas maa alused, siis olin mina tema kõrval, kui lemmiklaps olin päevast päeva temale rõõmuks. Õpetussõnad 8, salmid 22-30. Kõikide taevaste olevuste loomisel tegutses Isa Poja kaudu. Tema läbi on loodud kõik, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Kolossa 1:16. Inglid on Jumala sulased, kellelt peegeldub tema ligioleku auline valgus ja kes tõttavad tuuletiivul tema korraldusi täitma. Kuid poeg, Jumala võitu, olles tema aupaistus ning tema olemuse kuju, kes kannab kõike oma vägeva sõnaga, on neist kõigist ülem, Hebra 1:3. Tema pühamu paik on aujärg kõrge algusest peale, Jeremia 17:12. Tema valitsuskepp on õigluse kepp, Hebra 1:8. Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja ilu on tema pühamus, laul 96:6. Heldus ja tõde käivad tema palge ees, laul 89:14. Kuna Jumala valitsuse aluseks on armastuse seadus, siis sõltub kõikide mõistusega varustatud olevuste õnn nende täielikust kooskõlast Jumala õiglase seaduse põhimõtetega. Jumal soovib, et kõik loodud olevused teda armastuses teeniksid, et neid ajendaks teenimisele tema iseloomu hindamine. Jumal ei tunne vähimatki rõõmu sunnitud kuulekusest. Ta annab kõigile tahtevabaduse, et me võiksime valida tema. Nii kaua, kui kõiki loodud olevusi ajendas kuulekusele armastus, valitses Jumala universumis täiuslik kooskõla. Taevased hulgad tundsid rõõmu looja tahte täitmisest. Rõõmuga peegeldasid nad tema au ja tõid talle ülistust. Nad armastasid Jumalat üle kõige ning üksteist usalduslikult ja omakasu püüdmatult. Taevast harmooniat ei rikkunud ükski ebakõla. Kuid siis toimus muutus. Esile astus keegi, kes tõlgendas vääriti vabadust, mille Jumal oli oma loodolevustele andnud. Patt sai alguse olevusest, kes oli Kristusest järgmisena kõige enam Jumala poolt austatud. Lutsifer, Koidu poeg, oli katvaist keerubeist esimene, püha ja rõvetamatu. Ta seisis suure looja vahetus läheduses ja temale langesid igavest Jumalat pidevalt ümbritsevad aukiired. Nõnda ütleb issand Jehova, sa olid nagu eeskujulikkuse pitserimärk, täis tarkust ja täiuslikult ilus. Sa olid Edenis, Jumala aias, sul olid katteks kõiksugu kalliskivid. Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja ja ma panin sind pühale mäele. Sa olid otse jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut. Esekiel 28, 12-15. Vähehaaval hakkas Lutsifer endas hellitama eneseülistust. Piibel ütleb, su ilu tõttu läks su süda ülbeks, oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse. Esekieli 28:17. Sina mõtlesid oma südames. Mina tõusen taevasse. Kõrgemale Jumala tähtedest ma tõstan oma aujärje. Ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Jesaja 14, 13 ja 14. Võimas ingel hakkas omistama endale aulisust, mis oli pärit Jumalalt.
ehkki tal oli teiste loodud olevustega võrreldes suurima võim ja au, hakkas ta ihaldama au, mis kuulus üksnes loojale. Selle asemel, et suunata kõikide loodolevuste kiindumus ja ustavus Jumalale, püüdis ta võita nende teenistusvalmidust ja ustavust endale. Kadestades au, mille isa oli andnud pojale, taotles vürstlik ingel võimu, mis kuulus ainult Kristusele. Nii purunes taeva täiuslik harmoonia. Kui märgati, et Lutsifer oli hakanud teenima looja asemel ennast, tärkas kartus neis, kelle meelest kuulus Jumalale ülim au. Taevastel nõupidamistel palusid inglid südamest, et Lutsifer muudaks meelt. Jumala poeg näitas talle looja suurust, headust ja õiglust ning käsu püha, muutumatut olemust. Jumal oli korraldanud taevase elurütmi. Sellest loobumisega oleks Lutsifer häbistanud loojat ja määranud ennast hävingule, kuid lõpmatus armastuses ja halastuses antud hoiatused äratasid veel kiivamat vastupanu. Lutsifer andus kadeduse tundele Kristuse vastu ja muutus veelgi otsusekindlamaks. Inglite vürst oli otsustanud kõigutada Jumala poja ülemvõimu ning seada kahtluse alla looja tarkuse ja armastuse. Selle nimel pingutas ta kogu oma suurepärast mõistuse jõudu. Looja, kes soovis, et kõigil loodud olevustel oleks tahtevabadus, ei jätnud kedagi segadust tekitavate arutluste võimusesse, millega püüti mässu õigustada. Enne avaliku võitluse puhkemist pidid kõik veel kord kuulma Jumala tahet. Tema tarkusest ja headusest tulenes nende rõõm. Universumi kuningas kutsus taevased olevused kokku, et kõigi juuresolekul selgitada poja osa ja tööd kõigi loodolevuste heaks. Jumala poeg istus koos isaga troonil ning igavese, ise eksisteeriva Jumala auhiilgus ümbritses mõlemat. Trooni ümber koondus lugematu hulk pühi ingleid, 10 000 korda 10 000 ja 1000 korda 1000, ilmutuse 5.11. Ka kõige ülevamad inglid, Jumalale alluvad teenijad vaimud, tundsid rõõmu Jumala ligioleku säravast valgusest. Kokku tulnud taevaelanike juuresolekul teatas kuningas, et ainult Kristus, Jumala poeg, mõistab täiesti tema plaane ning tema ülesanne on Jumala tohutute kavatsuste elluviimine. Jumala poeg oli teostanud isa tahte kõikide taevaste olevuste loomisel. Tema vääris Jumalaga samavõrra nende ülistust ja ustavust. Kristus pidi tulevikuski kasutama oma jumalikku võimsust maa ja selle elanike loomisel. Kõige sellega ei austanud ta iseennast, vaid isa ja viis täide tema häid, armastusrikkaid plaane. Inglid tunnistasid rõõmuga Kristuse ülemvõimu ning väljendasid maani kummardusega talle oma austust ja armastust. Lutsifer kummardas koos nendega, kuid temas kees äge võitlus. Kadedus sõdis tõe, õigluse ja ustavusega. Pühade inglite suhtumine näis talle hetkeks mõju avaldavat. Tuhandete õnnelike häälte põimumine kauniks ülistusmeloodiaks näis pühkivat mõtteist kurjuse. Kirjeldamatult õrn armastus täitis kogu ta olemuse ning patuta kummardajatega koos olles sulas temagi süda armastusest isa ja poja vastu. Siis aga mõtles ta oma aule ning hakkas jälle igatsema ülemvõimu ja kadestama Kristust. Lutsifer ei hinnanud oma kõrget eesõigust Jumala erilise annina ega tundnud seepärast ka tänutunnet looja vastu. Ta uhkeldas oma mõistuse teravusega ning pürgis võrdsusele Jumalaga. Taevased hulgad austasid ja armastasid Lutsiferi. Inglid täitsid suurima heameelega tema korraldusi. Ta oli teistest targem ja austatum. Ometi oli isaga väelt ja autoriteedilt võrdne Jumala poeg temast ülem. Isa jagas Kristusega mõtteid, mida Lutsifer ei pääsenud kuulma.
ja võimas ingel küsis endalt: miks peab Kristusel olema ülemvõim? Miks austatakse teda rohkem kui mind? Lahkudes oma kohalt isa palge ees, läks Lutsifer rahulolematust külvama. Ta tegutses väga ettevaatlikult ega avanud kohe oma tõelisi eesmärke. Näiliselt tegi ta kõike Jumala austamiseks. Ta poetas kahtlust külvavaid vihjeid seaduste suhtes, millest taevased olevused juhindusid. Ta andis mõista, et seadused võivad küll olla vajalikud maailmade elanike jaoks, kuid inglid kui kõrgemad olevused ei vaja selliseid piiranguid. Nende tarkus on neile piisav nõuandja. Lutsifer väitis, et sellised olevused nagu inglid ei saagi Jumalat teotada. Kõik nende mõtted on pühad. Ja nagu Jumal ei eksi, nii ei eksi ka nemad. Poja austamist isaga võrdselt esitas ta ilmse ebaõiglusena enda suhtes, kellel olevat õigus samasugusele aule ja lugupidamisele. Inglite hulgas levis kuuldus, et siis, kui inglite vürst Lutsifer saaks kätte talle kuuluva koha, oleks see kasuks kõigile taevastele olevustele, sest tema taotleb vabadust kõigile. Nüüd võeti ju viimanegi vabadus. Nende ülemäärate absoluutne valitseja, kellele kõik pidid alluma. Sellised kavalad eksitused levisid Lutsiferi räätlikkuse tõttu taevastes õuedes kiiresti. Jumal polnud Kristuse osa ega autoriteeti mitte kuidagi muutnud. Lutsiferi kadedus ja tema Kristuse vastu esitatud võrdsuse taotlust nõudsid paratamatult Jumala poja tõelise seisukoha kinnitamist. Ehkki see oli kogu aeg sama. Ometi pimestasid Lutsiferi pettused paljusid ingleid. Kasutades ära oma alluvuses olevate inglite armastust ja usaldust, sisendas Lutsifer neisse rahulolematust ja usaldamatust nii osavalt, et tema tõeline pale jäi märkamatuks. Lutsifer moonutas Jumala eesmärke. Ta esitas neid sellises valguses, mis tekitasid rahulolematust. Kavalalt õhutas ta kuulajaid oma tundeid sõnadesse panema, et nende sõnu siis sobivas kohas korrata. Näete, inglid pole Jumala valitsusega täiesti rahul. Jumalale täieliku ustavuse maski all kõneles ta taeva seadustes ja elukorraldustes teha tulevatest muudatustest. Muudatused seavad jumaliku valitsuse veel kindlamale alusele, ütles ta. Lutsifer, kes sisendas tõrksust Jumala korralduste suhtes, oli näiliselt valmis rahulolematuid ingleid taeva korraga lepitama. Varjatult ässitas ta erimeelsust ja mässu. Pealtnähu jättis üliosavalt mulje, et ta soovis kogu hinges süvendada ustavust ning säilitada üksmeelt. Selliselt lõkkele puhutud rahulolematus lõi laastavalt lõõmama. Ehkki vaenuleeke polnud avalikult näha, miilasid need inglites edasi. Üksjagu ingleid pooldas Lutsiferi äsitusi Jumala valitsuse vastu. Ehkki kõik inglid olid seni olnud täiesti rahul Jumalast sisse seatud korraga, hakkas üht osa neist nüüd ärritama see, et nad ei suutnud tungida kõigisse Jumala plaanidesse. Kristuse ülemvõimu kinnitamine polnud neilegi meele järgi. Nad olid valmis toetama Lutsiferi taotlust Jumala pojaga võrdse võimu järele. Ustavad inglid seavastu väitsid, et jumalikud korraldused on targad ja õiglased. Nad püüdsid rahulolematuid ingleid Jumala tahet uuesti hindama panna. Kristus oli Jumala poeg. Ta olnud üks isaga juba enne seda, kui loodi inglid. Ta oli alati olnud isa kõrval. Tema ülemvõim oli olnud kõigile ainult õnnistuseks. Tema heasoovlikku juhtimist polnud keegi seni kaheldavaks teinud. Taevas oli alati valitsenud kooskõla. Milleks siis praegused lahkhelid? Ustavad inglid mõistsid sellise lõhe kohutavaid tagajärgi. Nad anusid tõsiselt kõiki pöörduma Jumala poole. Jumal kannatas oma suures halastuses ja õilsuses Lutsiferiga kaua. Taevas polnud iial varem esinenud rahulolematust ja sallimatust. See oli midagi täiesti uut, imelik, salapärane, õigustamatu.
Lutsifer ei saanud isegi algul aru oma tunnete tõelisest olemusest. Teatud aja jooksul kartis ta oma mõtteid ja arvamusi väljendada, kuid ta ei loobunud neist. Ta ei mõistnud, kuhu ta suundus. Lutsiferi veenmiseks tegi lõpmatu armastus ja tarkus kõikvõimalikke jõupingutusi. Tõestati tema ustavusetuse põhjendamatust ja selgitati tulemusi. Lutsifer veendus, et ta eksis. Ta mõistis, et Jehova on õige kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. Laul 145:17. Ta mõistis, et jumalikud seadused on õiglased ning tema kohuseks on seda kõike tunnistada kõigi taevaste elanike kuuldes. Selle hetkeni polnud ta täielikult loobunud ustavusest Jumalale. Ehkki Lutsifer oli lahti öelnud oma kohast katva keerubina, oli Jumal valmis talle koha tagasi andma niipea, kui ta oleks tahtnud Jumala juurde tagasi tulla ja looja tarkust tunnistades rahuldunud Jumala suures plaanis talle määratud kohaga. Nüüd oli tulnud aeg langetada lõplik otsus. Ta pidi kas täiesti jumalikule ülemvõimule alluma või avalikult mässu alustama. Lutsifer oleks peaaegu otsustanud tagasi pöörduda, kuid uhkus keelas. Nii kõrgesti austatud olevuse meelest oli liiga alandav tunnistada, et ta oli eksinud. Liiga alandav alluda autoriteedile, mida ta oli nimetanud ebaõiglaseks. Halastusrikas looja püüdis Lutsiferi ja tema mõttekaaslasi hukatusest välja tõmmata, kuid tema halastust tõlgendati vääriti. Lutsiferi meelest kõneles Jumala pikk meel universumi kuninga peatsest kavatsusest tema tingimustega nõustuda. Kui inglid jäävad kindlalt tema poolele, kuulutas ta, siis saavutavad nad kõike, mida süda igatseb. Ta kaitses kangekaelselt oma suunda ja tormas pea ees suurde võitluses looja vastu. Nii sai Jumala aust osa saanud ja Jumala trooni ees teeninud Lutsiferist, valguse kandjast, saatan, Jumala ja pühade olevuste vaenlane. Nende hukutaja, keda taevas oli tema hoole alla usaldanud. Eirates põlglikult ustavate inglite palveid, nimetas ta neid petetud orjedeks. Saatan teatas, et Kristuse eelistamine oli ebaõiglus nii tema kui kõikide taevaste hulkade suhtes ja tema ei kavatse kauem õiguse rikkumist taluda. Ta oli otsustanud võidelda endale kätte au ja saada kõigi nende juhiks, kes olid valmis teda järgima. Saatan tõotas järgijaile uut ja paremat valitsust, mis tagab kõigile vabaduse. Suur hulk ingleid valis tema oma juhiks. Meelitatuna poolehoiust lootis saatan võita enda poolele ka ülejäänud inglid. Siis, kui ta saab võrdseks Jumalaga, kinnitas ta, allutab ta endale kõik taevased hulgad. Ustavad inglid püüdsid veel kord veenda teda ja tema mõttekaaslasi. Nad rääkisid eraldumise paratamatutest tagajärgedest. Nende looja on neist võimsam. Ta võib vastuhakkajaid karmilt kohelda. Mitte ükski ingel pole võimeline väärama Jumala käsku, sest see on sama püha nagu Jumal ise. Ustavad inglid hoiatasid kõiki Lutsiferi petliku loogika eest. Nad veensid rahulolematuid viivitamatult Jumala poole pöörduma ja oma eksimust tunnistama. Paljud inglid olid valmis nõuannet kuulda võtma. Kuid Lutsiferil oli varuks uus pettus. Võimas mässaja väitis nüüd, et temaga ühinenud inglid on läinud juba liiga kaugele. Enam ei ole tagasipöördumist. Ta ütles, et tema kui Jumala seadusi hästi tundev isik teab, et Jumal ei andesta enam. Saatan kinnitas, et kõik Jumalale alistuda kavatsejad kaotavad nii ameti kui au. Ta teatas, et tema on otsustanud mitte iialgi enam Kristuse autoriteeti tunnistada. Temal ja ta järgijail on nüüd ainult üks tee. Kindlustada oma vabadust ja võtta jõuga endale õigused, mida neile ilma ei antud. Saatan oli tõepoolest läinud liiga kaugele.
kuid tema pettustest pimestatutel oli veel võimalus. Nad oleksid võinud hoiatust tähele pannes saatana köidikuist vabaneda, kuid uhkus, juhi pimesi usaldamine ja piiramatu vabaduse iha tõrjusid eemale jumaliku armastuse ja halastuse. Jumal lubas saatanal tegevust jätkata, kuni rahulolematus küpses avalikuks mässuks. Oli vaja, et kõik näeksid tema plaanide tõelist olemust ja suunda. Lutsiferil, võitud keerubil, oli olnud kõrge koht. Taevased olevused armastasid teda väga. Tema mõju neile oli olnud suur. Lisaks taeva elanikele kuulusid Jumala valitsuse alla ka kõikide teiste maailmade asukad, kes olid samuti Jumala poolt loodud. Lutsifer lootis, et siis, kui ta suudab ahvatleda mässule taeva inglid, suudab ta kaasata ka teised maailmad. Ta oli tegutsenud osavalt ning keerutanud ja vassinud. Pettus oli väga peen. Varjumine tagas edu. Sellepärast oli inglitelgi raske tema tõelist olemust mõista. Tuli anda aega saatana plaanide lahti koorumiseks. Kurjus pidi ilmnema kurjusena ja rahulolematus mässuna. Ustavad inglid ei suutnud samuti lõpuni mõista mässaja olemust ja tema valiku tagajärgi. Lutsifer oli tegutsenud alguses nii, et tema näis kõrvalseisjana. Ingleid, keda ta enda poolele võita ei suutnud, süüdistas ta ükskõikses suhtumises taeva huvidesse. Ta süüdistas ustavaid ingleid selles, mida ta ise tegi. Ta soovis, et kuulajad hakkaksid alahindama Jumala eesmärke. Kõik selle, mis oli lihtne, muutis ta salapäraseks. Kavalate argumentidega äratas ta kahtlusi Jumala selgete nõudmiste suhtes. Tema sõnad tundusid seda veenvamad, et ta oli olnud nii auväärses ametis ja tundis nii lähedalt Jumala valitsuspõhimõtteid. Jumal kasutab probleemide lahendamisel tõde ja õiglust. Saatan kasutas seda, mida Jumal iialgi ei kasuta, valet ja pettust. Saatan oli püüdnud moonutada Jumala sõnu ja väitnud, et Jumalal polnud õigust inglitele seadusi kehtestada. Ta oli öelnud, et loodolevustelt kuuletumist nõudes tahtis Jumal ainult ennast ülistada. Seepärast tuli vältimatult näidata taevaelanike ja kõikide maailmade ees, et Jumala valitsemispõhimõtted on õiglased ning tema korraldused täiuslikud. Saatan oli teatanud, et tema edendab ju universumi heaolu. Nüüd tuli talle anda aega oma kurjade tegude paljastamiseks. Mõranemises, mida tema teguviis taevas põhjustas, süüdistas ta Jumalat. Kõik halva pani ta jumaliku valitsemissüsteemi arvele. Saatan teatas, et ta püüab Jumala seadusi parandada. Jumal lubas tal selliste väidete paikapidamatust tõestada. Ta lubas ilmneda jumaliku käsu muutmisest tulenevatel tagajärgedel. Saatana tegevus pidi saatana ka hukka mõistma. Mässaja oli algusest peale väitnud, et ta ei ole mässaja. Pettus pidi paljastuma. Piiritult tark Jumal ei hävitanud saatanat, ehkki ta heideti taevast välja. Kuna Jumalale on vastuvõetav ainult armastusest ajendatud teenimine, pidi loodolevuste ustavus rajanema veendumusel, et Jumal on õiglus ja headus. Taeva ja maailmade elanikud polnud võimelised mõistma patu olemust ja tagajärgi, ega märkama jumalikku õiglust siis, kui ta oleks saatana kohe hävitanud. Kui Jumal oleks vastuhaku kohe lõpetanud, oleksid paljud teeninud teda pigem kartusest kui armastusest. Pett ja mõju poleks siis täielikult kadunud ning mässumäel lõplikult vaibunud. Silmas pidades kogu universumi heaolu igaveste aegade kestel, andis Jumal saatanale võimaluse oma põhimõtteid täielikult välja arendada. Kõik pidid nägema tema süüdistusi õiges valguses, et kunagi enam ei jääks vähimatki kahtlust Jumala õigluse ja halastuse ning tema käskude muutmatu olemuse suhtes. Saatana vastuhakk pidi olema õppetunniks universumile, pidevaks tunnistuseks patu olemusest ja selle kohutavatest tagajärgedest,
ning jumaliku autoriteedi hülgamisest. See pidi tunnistama, et kõikide loodolevuste heaolu sõltus Jumala ülemvõimust. Kohutava mässu kulg pidi saama kõigile patuta olevustele püsivaks kaitseks saatana pettuste vastu ning hoidma neid pattu tegemast ja üleastumise tagajärgi kandmast. See, kes valitseb taevaid, näeb lõppu juba algusest. Tema jaoks on avalikud nii mineviku kui tuleviku saladused. Üle patust tingitud pimeduse, valu ja hävingu näeb ta oma armastusrikaste ja õnnistust toovate eesmärkide täitumist. Ehkki pilved ja pimedus on tema ümber, on õigus ja õiglus tema aujärje alus. Laul 97:2. Kord mõistavad seda kõik universumi elanikud. Nii ustavad kui ustavusetud. Tema töö on täiuslik, sest kõik tema teed on õiged. Jumal on ustav ja temas pole väärust. Tema on õige ja õiglane. 5 Moosese 32:4. Teine peatükk, loomine. Jehova sõnaga on tehtud taevad ja tema suu vaimuga kõik nende väed. Sest tema ütles ja nõnda see sai. Tema käskis ja see tuli esile. Laul 33:6 ja 9. Tema rajas maa tema alustele, nõnda et see ei kõigu mitte iialgi ega igavesti. Laul 104, salm 5. Looja kätest tulnud maa oli imekaunis. Selle pinda liigestasid mäed, kingud ja tasandikud ning kristallsed jõed ja järved. Tollased mäed polnud järsud ega lõhestunud nagu praegu. Neisse ei lõikunud hädaohtlikke kuristikke ega kanjone. Maa kaljuse osa ebatasasusi kattis viljakas mullapind, kust võrsuv lopsakas rohelus paitas jalad-aldu. Polnud soid ja viljatuid kõnnumaid. Kõikjal õilmitsesid ilupõõsad ja kirendasid lilleaasad. Meie metsapuudest palju majesteetlikumad puud sirutasid oma kroone kõrgusesse. Õhk oli puhas ja kosutav. Kogu loodus oli kaunim kui kõige uhkema palee iluaed. Inglite hulgad silmitsesid maad imetlusega ning tundsid rõõmu Jumala imeväärsest tööst. Pärast seda, kui oli loodud maa seda asustava rikkaliku looma- ja taimeriigiga, valmistas looja oma loomistöö krooni, inimese, kelle jaoks ta kauni maa oli teinud. Inimene sai kõige selle valitsejaks, mida ta silm nägi, sest Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kogu maa üle. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Siin on selgesti esitatud inimkonna päritolu. Jumala poolt öeldu on nii selgesõnaline, et see ei anna alust ekslikeks järeldusteks. Jumal lõi inimese enda sarnaseks. Siin pole midagi müstilist ja öeldu ei jäta põhjust oletada, et inimene on arenenud järk-järgult taime- ja loomariigi madalamatest vormidest kõrgemale. Niisugune õpetus madaldab looja töö inimese piiratud ettukujutuseni. Inimesed ihaldavad nii kirglikult Jumalat universumi valitseja kohalt kõrvaldada, et nad on valmis madaldama inimest ja röövima talt väärika päritolu. Jumal pani liikuma taevakehad maailmaruumis ja andis põllulilledele kaunid värvitoonid. Tema täitis taevad ja maa oma võimsa väe imedega. Ta soovis oma aulise loomistöö kroonida ning anda kaunile maale valitseja. Ta lõi olevuse, kes oli looja kätetöö vääriline. Inimkonna sugupuu viib tagasi suure loojani, mitte bakterite, molluskite ja neljajalgsete arenemisahelani. Ehkki mullast valmistatuna oli Aadam siiski Jumala poeg. Kõik, mis Jumal oli loonud, oli täiuslikult kaunis. Näis, et püha inimpaari õnneks vajaminevast ei puudunud midagi. Ometi andis looja neile veel ühe erilise tõendi oma armastusest. Ta kinkis neile koduks
aia. Selles rohuaias kasvas igat liiki puid, millest paljud kandsid lõhnavaid, maitsvaid vilju. Sihvakate viinapuude oksad kaardusid hõrgutavate ja mitmekesistes värvitoonides viinamarjakobarate raskuse all. Aadama ja Eeva tööks oli viinapuu väete suunates moodustada lehtlaid. Nende eluaset kaunistasid elavad, roheluse ja viljadega kaetud puud. Nende kodu täitis paljude erivärviliste lillede lõhn. Keset aeda kasvas elupuu. Puu, mis oli kõigist teistest silmapaistvaim. Elupuu viljad meenutasid kuldseid ja hõbedasi õunu ning neil oli võime säilitada igavest elu. Nüüd oli loomistöö valmis. Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata, see oli väga hea. Maa peal õilmitses Eeden. Ainuski patuplekk ega surmavari ei rikkunud kaunist loomistööd. Hommikutähed hõiskasid üheskoos ja kõik Jumala pojad tõstsid rõõmukisa. Hiobi 58:7. Suur Jumal oli rajanud maa alused. Ta oli katnud kogu maailma iluga ja täitnud selle inimesele tarvis minevaga. Ta oli loonud kõik maa ja mereimed. 6 päevaga oli suur loomistöö valminud ja Jumal hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Jumal silmitses rahuldustundega oma kätetööd. Kõik oli täiuslik. Jumaliku meistri vääriline. Nüüd ta puhkas, mitte tööväsimusest, vaid rõõmust, nähes oma tarkuse ja headuse tulemust ja au ilmnemist. Jumal pühitses, see tähendas eraldas 7. päeva, mil tema puhkas, puhkepäevaks inimestele. Looja eeskujul tuli inimesel sel pühal päeval puhata, et tal oleks aega taevast ja maad silmitsedes mõtiskleda Jumala suure loomistöö üle ning et ta Jumala tarkusest ja headusest kõnelevaid tõendeid nähes võiks kogu südamest armastada ja austada oma loojat. Jumal püstitas Edenis mälestusmärgi oma loomistööst. Ta andis oma õnnistuse 7. päevale. Hingamispäev kingiti Aadamale, kogu inimperekonna isale ja esindajale. Selle päeva pühitsemine pidi kõnelema tõsiasjast, et kõik maaelanikud tunnustavad tänuga Jumalat oma loojana ja õiglase ülemvalitsejana. Nad tunnustavad, et nemad on tema kätetöö ja temast sõltuvad. Niisiis oli tegemist tähisega, mis anti kogu inimsoole. Tegemist polnud mingi ülekantud mõistega või ühe rahva jaoks kohaldatud korraldusega. Jumal nägi, et inimene vajas hingamispäeva ja seda isegi paradiisis. Oli oluline, et inimene paneks igal 7. päeval kõrvale oma harrastused ja ettevõtmised ning selliselt neist vaba olles saaks sügavamalt mõtiskleda Jumala tegevuse, headuse ja väe üle. Inimene vajas hingamispäeva kui igapäevasest jõulisemat meeldetuletust Jumala armastusest. Ta vajas tänutunde elavdamist, sest kõik, mis inimesele kuulus ja mille üle ta rõõmu tundis, tuli ju tegelikult looja heldest käest. Jumala soov on, et hingamispäev juhiks inimeste mõtted tema loomistööle. Loodus kõneleb inimmeeltele Jumala, see tähendab looja, kõige üle valitseja, olemasolust. Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Laul 19, 2 ja 3. Kauniks loodud maa tunnistab Jumala armastusest. Võime näha tema armastust igikestvates mäetippudes, majesteetlikes puudes, puhkevates pungades ja õrnades lilleõites. Hingamispäev, mis osutab loojale,
innustab inimesi avama suurt looduse raamatut ja lugema sealt looja väest, tarkusest ja armastusest. Ehkki meie esivanemad loodi süütute ja pühadena, jäeti võimalus neile kurja teha. Jumal lõi nad moraalselt vabadeks olevusteks. Nad olid võimelised hindama tema iseloomu tarkust ja headust ning tema nõudmiste õiglust. Neil oli täielik vabadus kuuletuda või mitte kuuletuda. Inimesed tundsid rõõmu Jumalaga ja pühade inglitega läbimisest, kuid enne, kui nende igaveses ustavuses sai kindel olla, tuli nende ustavus proovile panna. Inimesele seati katsekivi oma tahtmise kaalutlematu rahuldamise teele. Saatusliku iha teele, mis oli viinud langemiseni saatana. Keset paradiisi, elupuu lähedal, paiknes hea ja kurja tundmise puu, mis pidi proovile panema meie esivanemate kuulekuse, usu ja armastuse. Aadam ja Eva võisid vabalt süüa kõigist teistest puudest, kuid selle vilja keelati neil surmaähvardusel maitsmast. Saatan võis neid kiusata, kuid siis, kui nad oleksid proovile vastu pidanud, ei oleks tal nende üle enam mõjujõudu olnud ja nad oleksid olnud igavesti Jumala kaitse all. Jumal lõi inimese Jumala seadustest olenevaks. See oli inimese olemasolu vältimatu eeldus. Inimene oli Jumala riigi alam. Ükski valitsus ei saa aga toimida ilma seadusteta. Jumal oleks võinud luua inimesega võimetuks tema seadustest üle astuma. Ta oleks võinud takistada Aadamal haaramast keelatud vilja, kuid siis poleks inimene olnud kõlbeliselt vaba olevus, vaid pelk robot. Ilma valikuvabaduseta poleks inimese kuulekus olnud vabatahtlik, vaid sunnitud. Poleks toimunud iseloomu arengut. See kõik oleks olnud vastandik Jumala plaanidele. See oleks alavääristanud inimest kui mõistusega olevust ning oleks toetanud saatana süüdistust Jumala meelevaldsest valitsemismeetodist. Jumal lõi inimese siiraks. Ta andis talle iseloomu õilsuse. Inimeses polnud kalduvust kurjale. Looja varustas inimese kõrgete vaimsete võimetega ning lõi tema ustavaks jäämisele võimalikult head eeldused. Inimese igavese õnne tingimuseks oli täielik ja pidev kuulekus. Sel tingimusel sai inimene süüa elupuust. Meie esivanemate kodu pidi olema eeskujuks uutele kodudele, mida rajasid nende täiskasvanuks saanud lapsed. Jumala käega kaunistatud kodu ei olnud mingi uhke palee. Inimeste uhkus nõuab suurejoonelisi ja kulukaid ehitisi, et uhkeldada iseenda kätetööga. Jumal andis Aadamale koduks aia. Selle kodu kuppelkatuseks oli sinine taevas ning põrandaks rohuvaiba ja kaunite lilledega kaetud maa. Võlvid moodustusid lopsakalehelistest puuvõradest ning suurepärasteks seinakaunistusteks olid suure meisterkunstniku kätetööd. Püha abielupaari kodukeskkond oli õppetunniks kõigi ajastute jaoks. Tõeline õnn ei seisne toretsemises ega luksuses, vaid Jumalaga suhtlemises. Kui inimesed hindaksid vähem kunstlikkust ja püüdleksid suurema lihtsuse poole, siis väljenduks nende elus palju paremini see eesmärk, milleks Jumal inimese lõi. Uhkus ja auahnus on alati põhjustatud, kuid tõeliselt targad oskavad rõõmu tunda neist külluslikest ja õilsatest võimalustest, mida Jumal kõikidele pakub. Jumal pani esimese inimpaari paradiisi harima ja seda hoidma. Nende kohustus ei olnud väsitav, vaid ergutav ja huvipakkuv. Jumal kavandas töö inimesele õnnistuseks, et teritada tema mõistust, tugevdada keha ja arendada võimeid. Vaimne ja kehaline toimekus oli Aadama patuta elu suur rõõm. Kui inimene hiljem sõnakuulmatuse pärast kaunist kodust lahkuma pidi, tuli tal igapäevase leiva hankimiseks näha palju vaeva. Ja ehkki selline vaeva nägemine erines suuresti meeldivast tegevusest paradiisis, oli see ometi kaitse kiusatuste vastu ning õnne allikas.
Need, kes peavad tööd needuseks, kuna see on seotud väsimuse ja vaevaga, eksivad rängalt. Rikkad suhtuvad töölisklassi sageli põlgusega, kuid Jumala suhtumine töösse on sootuks teistsugune. Ka kõige jõukama inimese omandust ei saa võrrelda pärandiga, mille Aadam sai Jumalalt. Ometi ei kavandanud Jumal Aadama elu jõudeeluks. Meie looja teab, mis inimesele õnneks tuleb. Seepärast andis ta Aadamale töö. Tõelist elurõõmu tunnevad ainult töökad mehed ja naised. Inglitki on usinad töölised. Jumala teenijad vaimud inimlaste heaks. Looja plaanis ei ole kohta ruineerival jõudeelul. Nii kaua, kui Aadam ja ta kaaslane jäid ustavaks Jumalale, oli maa nende valitseda. Iga elusolend oli nende hoole all. Lõvi ja tall mängisid rahumeelselt inimeste juures ning heitsid koos maha nende jalge ette. Linnud lendasid julgelt ümber inimlaste ning Aadam ja Eeva ühendasid oma hääle linnulauluga, et tänada loojat. Patuta inimpaar oli Jumala isaliku hoolitsuse all, kuid nad olid samas õpilased kõiketeadja looja koolis. Inimesed lävisid inglitega ja said suhelda loojaga ilma lahutava vaheseinata. Elupuu viljast söönutena pakatasid nad elujõust. Mõistuse jõult jäid nad vaid pisut alla inglitest. Nähtava universumi saladused, ülima tarkuse imeteod, Hiobi 37:16, pakkusid neile ääretult haaravat õppeainet. Universumi looja ja alalhoidja avas neile loodusseadused ja toimemehhanismid, mida inimesed on uurinud nüüdseks juba 6000 aastat. Jälgides lehti, lilli ja puid, õppisid nad tundma elusaladusi. Aadam tundis kõiki elavaid olevusi veevoogudes mänglevast võimsast krokodillist päikesekiirtes lendlevate putukateni. Ta oli andnud neist igaühele nime ning jälginud kõikide isikupära ja elutavasid. Meie esivanematel oli võimalik uurida Jumala aulikkust taeva ees, loendamatute maailmade korrapärast liikumist, pilvedes õudu, Hiobi 37:16, öö ja päeva saladusi. Jumal oli jäädvustanud oma nime igale puulehele metsas, igale kivikesele mägedes, igale säravale tähele, kõigele maas, õhus ja taevas. Looduses valitsev kord ja kooskõla kõnelesid Aadamale ja Evale lõpmatust tarkusest ja väest. Alatasa avastasid nad midagi uut, mis äratas neis veel sügavamat armastust ning tõi huulile üha uued tänusõnad. Nii kaua, kui inimesed järgivad jumalikku seadust, nii kaua suudavad nad omandada järjest uusi teadmiste sügavusi. Nii kaua suudavad nad tunda rõõmu, õnne ja armastust. Nii kaua õpivad nad üha selgemalt mõistma Jumala mõõtmatut, lõppematut armastust. 3. peatükk. 3. peatükk. Kiusatus ja pattu langemine. Kui saatan ei saanud enam õhutada mässu taevas, hakkas tema Jumala vastu suunatud vaen kavandama hukatust inimesele. Püha inimpaari õnn ja rahu kõneles talle aulisusest, mille tema oli igaveseks kaotanud. Kadetsevana otsustas ta ahvatleda inimesed sõnakuulmatusse, et ka nemad teeksid pattu ja kannaksid karistust. Ta kavatses muuta inimeste armastuse usaldamatuseks ning ülistuslaulud needuseks looja vastu. Nii tahtis ta paisata süütud olevused taolisse viletsusse, milles ta ise oli. Seejärel tahtis ta toimunus süüdistada Jumalat ja põhjustada kurbust taevas. Meie esivanemaid hoiatati ähvardava ohu eest. Taevased käskjalad rääkisid neile langemisest ja saatana salaplaanidest neid hukutada. Inimestele selgitati veel põhjalikumalt jumaliku valitsemissüsteemi olemust, mida kurjuse vürst püüdis väärata. Sõnakuulmatus Jumala õiglaste korralduste suhtes
oli viinud saatana ja tema kaaskondlaste languseni. Seepärast oli ääretult tähtis, et Aadam ja Eeva austaksid Jumala käsku. Ainult siis võis säilida kord ja heaolu. Jumala käsk on sama püha nagu Jumal ise. Käsk on Jumala tahte väljendus. Tema iseloomu koopia ning jumaliku armastuse ja tarkuse avaldus. Harmoonia saab püsida vaid siis, kui kogu elus ja eluta loodus on täielikus vastavuses looja seadustega. Jumala seadused hõlmavad nii elavaid olevusi kui kogu loodust. Kõik allub kindlatele seaduspärasustele, mida ei saa eirata. Kuid lisaks looduses valitsevatele loodusseadustele allub inimene ainsana kõigist elusolendeist maa peal ka moraaliseadustele. Inimesele, loomistöö kroonile, on Jumal andnud võime mõista tema nõudmisi, hinnata Jumala käsu õiglust, headust ja olulisust enda jaoks. Seepärast peab inimene olema kõrvalekaldumatult kuulekas Jumala käsule. Nagu inglid, nii pidid ka Eedeni elanikud seisma valiku ees. Nende õnn võis jätkuda ainult siis, kui nad järgivad ustavalt looja korraldusi. Neil olid kõik võimalused sellele kuuletuda ja elada, või mitte kuuletuda ja hukkuda. Jumal oli jaganud esimesele inimpaarile rikkalikke õnnistusi. Ent siis, kui inimesed ei hooli tema tahtest, ei saa tema, kes ei säästnud patustanud ingleid, säästa ka neid. Sõnakuulmatus takistab omandamast õnnistusi ning paiskab nad viletsusse ja hukatusse. Inglid hoiatasid inimesi saatana petlike püüniste eest. Nii kaua, kui inimesed jäävad kuulekaks Jumalale, ütlesid inglid, ei saa kiusaja neile mingit kahju teha, sest neile saadetakse vajaduse korral appi kas või kõik taevainglid. Kui inimesed lükkavad otsustavalt tagasi juba esimesed saatana vihjed, on nad sama kaitstud nagu taevased käskjalad. Ent siis, kui nad korrakski kiusatusele järele annavad, pole neil enam jõudu ega soovi saatanale vastu panna. Hea ja kurja tundmise puu oli inimeste kuulekuse ja armastuse katsekivi. Issand leidis, et piisab ainult ühest piirangust. Kui nad tema tahte selles punktis tähele panemata jätavad, on nad üleastujad. Saatan ei tohtinud käia inimeste kannul. Ta võis neid kõnetada ainult keelatud puu juures. Kui inimesed püüavad seda puud lähemalt uurida, on saatanal võimalus. Inimesi innustati Jumalast antud hoiatusi hoolikalt tähele panema ja Jumalalt saadud õpetusi usaldama. Oma tegevuse varjamiseks otsustas saatan kasutada vahendajana madu. Selline maskeering oli suurepärane. Madu oli tol ajal arukaim ja kauneim loom maa peal. Tal olid tiivad ning läbi õhu liueldes helklesid need kuldselt. Kui madu puhkas keelatud puu viljarikkail okstel ning laskis hõrgul viljal endale hea maitsta, kütkestas ta kindlasti vaataja tähelepanu ja äratas huvi. Selliselt luuras rahulikus aias saaki hävitaja. Inglid olid Eevat hoiatanud, et ta igapäevast tööd tehes oma mehe juurest ei lahkuks. Koos olles oli Eeval kiusatuste oht väiksem kui üksinda. Kuid meeldivast tegevusest haaratuna eemaldus Eeva mehest. Märgates, et ta on üksi, tajus Eeva ohuligidust, ent peletas kartuse eemale mõttega, et tal on küllalt tarkust ja jõudu kurja ära tunda ja sellele vastu seista. Inglite hoiatusest hoolimata astus ta keelatud puule ligemale ning jäi seda uudishimulikult imetlema. Pili oli tõepoolest väga kaunis ning ta imestas endamisi, miks oli Jumal neil keelanud seda söömast. Nüüd sai kiusaja võimaluse rääkida. Otse kui Eeva mõtteid lugedes küsis ta süütult. Kas Jumal on tõesti ütelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Eeva hämmastus ja lausa võpatas, kuuldes justkui oma mõtete kaja. Madu jätkas kõlaval häälel, mis oli Eeva meelest eriliselt sulnis. Tõepoolest, siin polnud midagi ebameeldivat. Selle asemel,
et keelatud paigast põgeneda, jäi Eeva kõnelevat madu kuulama. Kui teda oleks kõnetanud mõni inglitaoline olend, oleks naine kahtlema hakanud, kuid nüüd ei tulnud tal isegi mõttesse, et vaenlane võis vahendajana kasutada võluvat madu. Kiusaja võrgutavale küsimusele vastas Eeva. Me sööme küll rohuaiapuude vilja, aga selle puuviljast, mis keset aeda, on Jumal ütelnud. Te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele. Te ei sure kummatigi mitte, vaid Jumal teab, et mil päeval te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Madu seletas, et siis, kui nad selle puu vilja söövad, tõuseb nende elutaju ja avardub vaateväli. Tema ise oli keelatud vilja söönud ja selle tagajärjel kõnevõime saanud. Madu andis mõista, et issand oli kadeduse pärast keelu andnud, et nad temaga võrdseks ei saaks. Selle viljatarkust ja väge andvate imeväärsete omaduste pärast, väitis petja, oli Jumal keelanud neil seda maitsmast ja isegi puudutamast. Kiusaja veenis edasi, et tegelikult ei vii Jumal ähvardust täide. See on mõeldud ainult nende hirmutamiseks. Kuidas neil oleks üldse võimalik surra? Nad on ju söönud elupuu viljast. Jumal lihtsalt ei taha, et nad jõuaksid kõrgemale arengutasemele ja saavutaksid suurema õnne. Niisugune on olnud saatana töö läbi aegade. Ja tal on olnud suur edu. Ta teeb kõik võimalikku, et takistada inimesi usaldamast Jumala armastust ja tarkust. Ta püüab neis pidevalt äratada ebatervet uudishimu ning tõstatada rahutuid mikse Jumala tarkuse ja väe selliste saladuste suhtes, mida Jumal on leidnud hea olevat avaldamata jätta. Väga paljud ei pööra mingit tähelepanu päästmise jaoks olulistele, selgelt avaldatud tõdedele. Saatan kiusab inimesi sõnakuulmatusele, veendes, et siis avanevad nende ees imelised teadmiste väljad. See kõik on pettus. Valmistatuina väljavaadetes progressile tallavad inimesed jalge alla Jumala nõudmised ning astuvad teele, mis viib hukatusse. Saatan väitis, et püha inimpaar võidab Jumala käsust üleastumisega. Kaasajal kuuleme sama juttu. Paljud nimetavad kitsarinnalisteks neid, kes peavad Jumala käske, teised olevat palju vabamad ja avarama vaatega. See pole muud kui Kaja Edenis kõlanud häälest, mis lausus. Mil päeval te sest sööte, see tähendab, astute üle jumalikest nõudmistest, saate te Jumala sarnaseks. Saatan kinnitas, et temale oli keelatud viljasöömine suurt kasu toonud, kuid ta jättis ütlemata, et üleastumise tõttu oli ta taevast välja heidetud. Ehkki ta sai patu tõttu tohutu kaotuse osaliseks, salgas ta asja maha selleks, et teisi samasugusesse viletsusse tõmmata. Samamoodi varjab ülekohtune ka nüüd oma tõelist olemust ja nimetab end pühaks. Selline maskeering teeb pettuse ohtlikumaks. Üleastuja seisab Jumala käske jalge alla tallates saatana poolel ning juhib samale hukatusteele ka teisi.